Tere Magicu sõbrad! Jälle on see aeg, kus ma räägin teiega siit oma koopast ja sest et on tulemas kõige parem asi Magicu mängijatega. See on uus väljaanne ja põhiliselt räägin seetõttu, et on tulemas pre-release'id. Pre-release on meil seekord vist vähemalt 3. Need on tavapärane öine võistluslik pre-release, kus on veidikene suuremad auhinnad, vähekene suuremad mängijad, paremad ja nii edasi. Maksab see 30 €, hakkab 0001 ööl vastu laupäeva, ehk siis põhimõtteliselt juba laupäeval. Siis hakkab meie nii-öelda rahvaüritus ehk meie suur pre-release, mis toimub laupäeval kell 10. Meil on kohti päris palju varutud, aga siiski vast ei ole väga kitsas. Ootame siis vähemalt 60 inimest, et kes pole otsustanud, see jõuab veel otsustada ja tulla kohale. Öine pre-release maksab siis 30 €, päevane 25. Päevasel on eriti äge see, et kui sa pole mitte kunagi mänginud, ei oska mängida võib-olla hästi veel, ei võida ühtegi matši, siis ikka saad ühe boost'i auhinnaks. Ehk siis kõik mängijad, kes mängivad lõpuni, saavad ühe boost'i auhinnaks, mis on päris tore. See on siis ainult päevasel. Ja siis pühapäeval on meil tiimide vaheline võistlus ehk Two The Giant. Two The Giant on siis kaheliikmelised tiimid, mängivad omavahel paaris teiste paaride vastu. Ja see maksab siis 40 € ja ongi lõbus mängutulu. Saate tuua siis mingi sõbra või sugulase, kes pole kunagi mänginud näiteks kaasa, kuna erinevalt tavapärasest tiimist on Two The Giantis see, et tiim on nii tugev, kui on tugevam kui mitte nõrgi. Ja tuleb siis kuna tuleb uus set, siis on ka seega hästi palju tooteid. Enamik on ümber siin. Kõige tähtsamad asjad, boostrid. Erinevad pildid peal, nagu ikka erinevad põhisolkad, Jana ja Gideon. Need on ka meil poes varsti müügil, alates siis järgmisest reedest. Ja lisaks saab osta teistsugused boostrid. Kui sa oled väga suur valge värvi fänn ja sul on ainult valged pakid, tahad valgesse pakki kindlasti lisa saada, saad osta spetsiaalse boostri, kus on sees 35 kaarti, mis on kõik valged. Väga hea mõte. Samamoodi on ka teiste värvidega, sinine ja punane ja ega must ja roheline ilma ja sellest peost. Lisaks, kui sa oled uus mängija, sul pole veel oma pakkis, kõige parem moodus, kuidas alustada mängimist ongi osta endaga üks Brainswalkeri pakk. Saatsite endaga spetsiaalse Brainswalkeri, mis on ainult nendes pakkides, näiteks sa ei saa boostritest, see jälgib hästi, on suhteliselt okei kaart. Ja lisaks on siin ümber 60 kaardine pakk ja lisaks 2 boostrit seda pakki paremaks teha. Ja see on siis Jace'i pakk, see on siniroheline. Kõrval on ka Gideoni pakk, mis on must-valge. Ja mõlemad on suht ägedad loomad ja mütikud ja lisaks on veel moodus, kui sul on ikka väga palju raha või ta on väike list kõrvale pandud, siis on võimalik osta boks. Boksis on 36 boostrit. Need saad siis lahti teha, sõpradega mängida kas või nende sisuga, mis iganes. Kui sa ostad boostri, siis saad kaasa ka ühe ägeda Brainswalkeri, mis on Deseret. Kahjuks mul seda pole veel kohal, see jõuab ilmselt homme pärast selle video tegemist. Aga jah, kõik, kes ostad boksi, saad selle Desereti kaardi kaasa. Lisaks on veidike väiksem võimalus, mis on siis bundle. See on 10 boostrit, taring ja hunnik basic maid ning siis veel see kõik on siis suht tugevas pappkarbis, mis on väga hea kaarti toimimiseks. Aga lisaks on mingi kaardipiltide galerii ka, ehk siis näed kõik kaardid setis ära siin siuke väike voldikukene või raamatukene. Nii, lisaks on meil siuke toode, see on siis pre-release'i pakk. Kui sa tuleb pre-release'iga, nagu ma ennem mainisin, siis saad siukse pre-release'i paki. Siin on sees siis 6 boostrit. Jah, ma teen see lahti isegi. Et näidata, muidugi siit tule kunagi lahti. Siin peaks olema sees siis 6 boostrit, mis on
näed siis 1, 2, 3, 4, 6, lisaks on zombi token, kus teisel pool on areena kood. Ma seda areena koodi ei näita, kuna muidu keegi võtab endale selle. Sellega saad sama armeed suurendada. Lisaks on üks pre-release'i foil. Oi, näed siis, Gideon. See on päris hea. Ja lisaks on teine pre-release'i foil. Näed siis. Ühesõnaga, üks on ilmselt siis Planeswalker ja teine on lihtsalt mingisugune suvaline rare foil, mis on setist. Mõlemad on siis kuupäevaga ja neid kaarte võid mängida ka oma pakis pre-release'i, ehk siis mina avasin 2 valget reegliselt. Lisaks on olemas üks täring. See on siis see asi, et jah, see on mingisugune sideboardi vahel ja paki vaheline asi. Ma teen sellest ilmselt paki ka sellest kõigest hunnikust kohe. Lisaks on üks õpetus, et mida sa peaksid pre-release'i tegema. See ütleb siis, et mängi 14-17 looma, 6-9 Planeswalkerit ja muud spelli ja 17 maad ja jaga oma kaardid niimoodi, et saaksid igal mänguetapil midagi mängida, et see oleks midagi väga suurt, kas just väga suurt. Ja see ongi vist kõik hetkel. Ja ma ei oskagi midagi öelda, et ma soovitan jah, et tulge pre-release'i on kõige parem üritus, mis on kätte saadav, ütleme nii. Ja ega Tallinnas mujal seda väga mängida pole kui meil, et tulge Lariani. Paldiski maate 67, jee!